Inimestega tutvumisel üks suuremaid hädasid on see, et 5 sekundit peale seda, kui sa oled neile oma nime öelnud, ei mäleta nad enam, mis su nimi on või mis asju sa maailmas üldse ajad. Seega selles videos räägime selle, kuidas teha enesetutvustus, mis sind kuulajatele paremini meelde jätab. Hei, mina olen Janek ja selles YouTube'i kanalis annan ma sulle terve hulga esinemisega seotud põnevaid nippe. Juhul kui see värk sind kõnetab, siis vaata siin all on üks nupp, telli see kanal ja siis oled tegemistega paremini kursis. Nüüd aga räägime enese tutvustamisest. Käisin ma ühel koolitusel siin enne, kui suur pandeemia algas ja siis oli seal üks enesetutvustuse voor, kus inimesed pidid püsti tõusma ja rääkima, kes nad on ja mis asju nad maailmas ajavad. Ja see oli selline tavapärane, kus inimene tõusis püsti, ütles, tere, et ma olen Jüri, töötan selles ja teises ettevõttes tootmisjuhina ja tuli koolituse selleks, et teadmisi saada. Ja niipea, kui ta maa istus, enamik inimesegi ei mäletanud, kes ta on või mis asju ta ajab. Sina võiksid enesetutvustuse enda jaoks läbi mõelda selliselt, et mida ma saan teha selleks, et massist erineda ja mida ma saan teha selleks, et nemad mind erinevalt sellest Jürist viitsiksid kuulata ja võib-olla äkki ma enesetutvustuses teen veel ka üleskutse minuga edaspidi suhelda. Sellistel puhkudel, kui jälle seal koolitustel pean ma püsti tõusma ja ennast tutvustama, teen mina seda niimoodi. Ma tõusen püsti ja ütlen, kujuta ette, et ülemus ütles sulle just, et 2 nädala pärast pead sa esinema minema ja sind tuleb kuulama mingisugune 500 inimest. Ja sinu ainukene mõte sellel hetkel on täitsa lõpp. Ma ei oska mitte midagi, ma olen kunagi eriti rohkemale kui 5 inimesele esinenud, mida ma nüüd tegema pean. Vaat mina olen see inimene, kes sind aidata saab. Mina olen viimased 13 aastat õpetanud inimesi, kuidas esineda niimoodi, et see kuulajatele meelde jääb ja et see kuulajatele kasu pakub. Juhul, kui see sind kõnetab, siis tule pausi all minu juurde ja ma ütlen sulle 3 peamist viga, mida tavaliselt algajad teevad. Ja muuseas, minu nimi on Janek ja nüüd olemegi tuttunud, kena kohtuda. Istun maha ja sellega minu enesetutvustus lõpeb ja üsna tihti pausi all tulevad inimesed minuga rääkima, et kuule, et mul siin mingisugune esinemine tulemas või lihtsalt tulevad juttu vestma. Visiitkaart on kaasas või vaatad kontakte ja ma olen nii mõnegi hea kontakti sealt saanud. Teine näide, käisin ühe sõbra sünnipäeval ja sünnipäevadel ka jälle igavene hunnik rahvast koos, pooled teineteist ei tunne ja siis on see klassikaline sünnipäeva tutvustusring. Jälle tõuseb keegi üles, et tere, mina olen Andres ja sõber Janekit tunnen lapsest saati ja istub maha. Ja jällegi ja mitte kellelegi meelde. Sellistel puhkudel teen ma midagi taolist. Näiteks viimati tegin ma nii. Tõusin püsti ja kuna seal enamasti sellist minu vanused tegelased koos, nii mehed kui naised, umbes nii 40-aastased. Nooremad inimesed muidugi, kes seda videot praegu vaatavad, neile see lähenemisviis praegu ei sobi, sest see ei seostu neile midagi. Aga selle kuulaskonna jaoks täpselt paras. Niisiis ma tõusin püsti ja küsin, kuulge, kui paljud teist on näinud suurepärast Poola seriaali 4 tankist ja koer? Siuke 2/3 neist tõstsid käed. Siis ma küsin, kas te mäletate, mis selle peategelase nimi oli? Ja ma ütlesin, Janek, just nimelt. Et juhul, kui ma sulle kuidagi teisiti meelde ei jää, siis jätta meelde, minu nimi on Janek. Ja siis keegi seal tüüdis, et Janek, kas sul Marussia ka on? See on ka üks tegelane sellest filmist ja siis me seal õppisime minu kallal minutikese ja istusin maha ja ma olen kindel, et enamik pidas meeles, mis mu nimi on. Nii et kui sa ennast tutvustad, siis veel kord, mõtle, mida sa saad teha selleks, et meelde ennast jätta, esile tõsta ja võib-olla teha ka sellistel koolituste või konverentside kohtumistel mingisuguse üleskutse enda hiljem rääkimiseks.